Eile toimus vastutustundliku ettevõtluse foorum, kus jagati 2014. aasta tulemuste eest ettevõtetele kvaliteedimärgiseid. Tallinna lennujaam sai hõbemärgise taseme juba teist aastat järjest ja loomulikult teeb see meile suurt rõõmu. Siin on see märgis ja siin märgise peal on kirjas: tunnustame kvaliteedimärgisega ettevõtte läbimõeldud ja mitmekülgset panust jätkusuutliku ja ühiskondlikult vastutustundliku ettevõtluse arendamisel. Kvaliteedimärgise kuld, hõbe või pronkstase omistatakse Eesti jätkusuutliku ettevõtluse indeksi koostamisel osalenud ettevõtetele, kes peavad jätkusuutlikku arengut oluliseks ning kelle tegevus väljendab läbimõeldud ning mitmekülgselt hoolivat käitumist ümbritseva inim- ja looduskeskkonna ning oma sidusgruppide suhtes. See on suur tunnustus ja selle tunnustuse saamisel on igaühe meie panus olnud väga suur. Ma soovin teid kõiki selle eest tänada. Tunnustus on meile kõigile ka suur kohustus. Kohustus olla järgmisel aastal vähemalt sama hea või isegi veelgi parem. Mis on vastutustundlikkus? Vastutustundlikkus on eelkõige hoolivus. See on hoolivus iseenda suhtes. See on hoolivus kõike meie ümbritseva suhtes. Selles väljendub see, et me teeme koostööd oma kolleegidega, oma äripartneritega ja otse loomulikult oma klientidega. Eelmisel aastal meie klientide poolt meile antud hinnang oli kõrgem kui kunagi varem. Meie reisijate arv kasvas üle 2 miljoni ja meil oli rohkem sihtpunkte kui kunagi varem. See ongi see, mis teeb meile rõõmu, mis teeb meie klientidele rõõmu. Vastutustundlik ettevõtlus tähendab seda, et me mõtleme oma kliendi rahulolule. Me mõtleme sellele ja teeme kõik selleks, et meie teenuste kvaliteet oleks jätkuvalt hea, et me oleksime maailma koduseim lennujaam kõigile meie klientidele, et me tegemised ja toimetamised oleksid efektiivsed ja loomulikult, et me suudaksime kõige selle juures ennast majandada, suudaksime olla kasumlikud, suudaksime majandada nii, et me suudaksime investeerida ja et meil oleks jätkusuuteline tulevik. Need ongi meie peamised eesmärgid ja ma usun, et kui me jätkame samal kursil, siis me ka need eesmärgid 2015. aastal saavutame. Soovin meile kõigile selleks palju edu.